No tere, podcast Minu avalikud salamatud ja see on minu kanal, minu nimi on Iljar Luht. Uus episood 16. märts ja ma alustan seda siis pärastlõunal. Praegu on niisugune, hakkab pilve minema ja nagu kuidagi ilm läheb halvemaks, aga enne oli siin Ungaris, Lõuna-Ungaris, kus ma viibin, väga ilusad ilmad, 18 kraadi juba ja täitsa suvi, vahepeal oli nagu 20 kraadine lühikeste varrukute polo, selles T-särgist sai ainult ringi käia ja teha oma tegemisi ja ei olnud üldse külm, vastupidi. Nii et tervitus siis siit Ungarimaalt ja loodan, et sulle minu podcastid meeldivad, et sa jälgid neid, et sa vaatad neid aeg-ajalt ja kui sa seda teed, siis ja sa ei ole siiamaani tellinud, siis telli see kanal ja märgi need episoodid meeldivaks ja kirjutage oma kommentaarid, jäta oma kommentaarid, sest kommentaaridest ma saan teada, mida sa mõtled tegelikult ja mida sa arvad. Kui sa muidugi mitte täitsa suvalisi asju ei kirjuta kommentaarides, aga no igatahes tervitatud on kõik kommentaarid, mida sa igatahes kirjutada tahad, kirjuta. Ega ma pahaks ei pane, kui sa ütled lihtsalt, et midagi, mis mulle võib-olla ei meeldi. Aga noh, see selleks. Ühesõnaga, et siis uus episood ja täna on 16. märts, nagu ma ütlesin, eile oli 15. märts, mis tähendab seda, et Ungaris oli suur pidupäev ja sellel pidupäeval siis jälle suuremad poliitilised jõud kogunesid Budapestis ja ka teistes linnades kokku ja pidasid suuri massimeeleavaldusi ja kõnelesid peaminister ja teised poliitikud ja erakondade juhid ja Budapestis peeti siis seda rahumarssi, mis oli seekord üsna imelik, sest seda rahumarssi, mida Fidesz siis korraldas ja mida valitsus korraldas ja need inimesed, mille võtsid sellest rahumarsist osa, kes siis tavaliselt Fideszit valivad ja pooldavad seda poliitikat ja nad seekord toimus rahumarssis väga eriskummalised deviisi all ja selle deviisi suur selline kuidas nüüd öelda, üks traktor läheb mööda praegu, teeb kära, aga loodame selle traktori hääl ei karju minu häälest üle, aga no ühesõnaga, et siis suure sellise loosungi all toimus rahumarss seekord, mida Fidesz korraldas ja millest võttis osa väidetavalt kuskil 250 000 inimest Budapestis. Kui ma ei eksi, ma juhtumisi kuulnud poole kõrvaga kuulsin, ma päris täpselt ei tea veel, peadandmed ta ei või, et nii palju oli, aga võis küll olla ja et see toimus nagu deviisi all või loosungi all, et Nemlessung Ukraan termalt, see tähendab, et me ei saa olema Ukraina koloonia, et tänavune siis rahumarss oli siis säärase loosungi all selgelt Ukraina vastase hoiakuga, selgelt Ukrainaga noh, sõna otseses mõttes võib öelda, et tülinoriv ja nagu kui sa kuulasid minu eelmist episoodi, siis kuulsid ka nendest sündmustest või ei olnud mujalt kuulnud, et kus siis on nendest konfliktidest juttu, mis on Ukraina ja Ungari vahel praegusel hetkel eriti levinud, aga noh, sellest siis lähemalt tänases episoodis ka veel, aga nüüd lähme siis selle oma teemadega üle edasi tähendab, mitte üle, vaid edasi. Nii, ilma muutus ikka mõjus päris tõsiselt mulle, sest see tähendab seda, et ma tulin tuppa ära. Tegelikult on
mis selle esimese 5 minuti või umbes niimoodi, umbes 5 minuti ja siis selle, mis ma praegu räägin, vahele jääb ikka päris mitu head tundi. Ma käisin vahepeal koeraga jalutamise keskel ma nägin, et see inimene, keda ma vahetevahel aitasin aiatöödel, aitasin tal maad kaevata viinamarja istanduses, viinamarjade ridade vahel seda maad üles kaevata, et viinamarjad oleks, ütleme siis nagu parema mul oli tal teha veel üks pool rida sellest, pool sellist rida kuskil, ma ei tea, 5 meetrit pikk, mis tuli üles kaevata, 5 meetrit pikk ja 1 meeter lai või 1,5 meeter lai, umbes niimoodi. Ja selle kaevasin üles vahepeal, siis ta andis mulle, teate mida, veini andis juua. Ta andis mulle kruusitäie veini, seekord ei andnud ta seda lahjendatult, sest tal ei olnud seda soodavett või kuidas ungari keeles öeldakse soodavesi, soodaviis eesti keeles, ma ei tea, kas öeldakse soodavesi. No, ükskõik. Soodavett ei olnud tal. Ja siis ma jäin seda veini puhtalt terve kruusitäie. Ja siis, kui ma lõpetasin selle rea, vahepeal oli minu koer Freia isepäin nagu ta on ja ta käib sageni omaenda arusaamade järgi oli nõuks võtnud, et ta läheb ise oma päid koju, see on umbes kuskil peaaegu 1 kilomeeter, päris 1 kilomeetrit ei ole selles kohas, kus ma seda tööd tegin ja siis seekord ma ei otsustanud, et ma lähen järgi, et jätan töö pooleli, vaid ma tegin oma töö lõpuni ja kaevasin selle rea lõpuni ja nüüd on see, mis ma lubasin talle, sellele Tjula nimelisele mehele teha, see on tehtud ja ma võin jätkata oma podcasti tegemist jälle. Freia, nagu ma arvasin, oli koju tulnud isepäi ja kui ma siis tagasi tulin lõpuks sealt, siis ta ootas mind värava juures seal pikutades, nagu ta tavaliselt teeb seda ja siis vahepeal ma sõin ka muidugi ja siis ma jätkan oma episoodi tegemist. Ühesõnaga rääkisin siis sellest, et eile oli eriline päev, 15. märts. 15. märts on alati olnud eriline päev ungarlastele. Miks pärast? Sellepärast, et 15. märtsil tähistatakse olulist sündmust Ungari ajaloos, mis aitas kaasa Ungari kui rahvuse eneseteostumisele, ütleme niimoodi. Ühesõnaga, see oli juttu on 1848-1849 aasta revolutsiooni tähistamisest, siis see on see aeg, siis mil elasid Ungaris sellised kuulsad klassikud, tänapäeval klassikuteks saanud mehed nagu Petöfi Sándor Petöfi eesti päraselt, ungari päraselt Petöfi Sándor. Ja siis samuti Lajos Kossuth loomulikult, Istvan Šešelj, keda võiks veel nimetada, kindral Bemmi võiks ka muidugi nimetada, kes oli tuline venelaste vaenlane ja seda revolutsiooni võiks siis, mida nüüd tähistati, siis see sai lüüa ju, sest Austria keiser, kes oli ühtaega ka Ungari kuningas, kutsus appi Vene tsaari, kes saatis siia Ungarisse oma väeüksused, kes surusid maha selle revolutsiooni, kes siis
tapsid palju ungarlasi, märtreid. Nende hulgas on väidetavalt langenute seas sai surma ka Sándor Petőfi, Ungari üks kuulsamaid luuletajaid ja Ungari geniaalsemaid luuletajaid, sest paljud peavad teda tõepoolest geeniuseks. Ja tema Petőfi suri siis loomulikult, nagu sa tead, Segesvari all Transilvaanias ehk siis Erdelis, tänapäeva Rumeenia territooriumil. Muidugi kurjad keeled räägivad, mitte kurjad keeled, aga ütleme, mõned arvavad niimoodi, et Petőfi surnud tookord, et Petőfi langes sõjavangi, ta viidi Venemaale ja ta elas kuskil Uureli mägede kandis või enne Uureli või pärast Uureli mägesid, ma ei tea, seda täpselt, kas igatahes sinna Siberis või teelt Siberisse kuskil Vene külas väga kõrge vanuseni ja tema nimi olevat olnud siis Petrov, mõningate inimeste arvamuste kohaselt. Ja siis me ei tea seda. Ühesõnaga, ungarlased said tookord lüüa, aga see viis lõpuks selleni, et ungarlased said suurema iseseisvuse ka Austria-Ungari impeeriumi koosseisus ja muidugi aga samas muidugi need, kes võitlesid vabaduse eest, üks olulisemaid kujusid Lajos Kossuth näiteks suri emigratsioonis, kindral Bem suri emigratsioonis Türgis olles, muideks Kossuth ja Bem on erineva saatusega, Jožef Bem on tema ees, Jožef on Bemi, kindral Bemi ees nimi ja nende puhul on siis nagu kuidagi verstapostilise tähtsusega üks selline ma ei tea, kas ajalooline kokkusattumus või, aga Ungari ajaloos tüüpiline. Kossuth alguses oli ka emigratsioonis Türgis, pärast ta läks läände, elas Lääne-Euroopas, käis Ameerikas, Ameerika Ühendriikides võeti vastu seda kui mingit Euroopa poliitika suurkuju tõepoolest ja ta sai väga suure tähelepanu osaliseks Ameerika Ühendriikides ja samas teine kui Jožef Bem, tema puhul on üsna kummaline saatuse käik see, et tema ei surnud mitte kuskil Lääne-Euroopas, vaid tema läks Türki, et ta pöördus kristlusest islamiusku ja see oli nagu, kuidas seda nüüd tõlgendada, aga seda on raske tõlgendada eestlastel, aga praeguse Ungari poliitika vingerkäike vaadates võib siis nagu öelda niimoodi ka, et siin on midagi sarnast sellega, mis toimub praegu. Aga selleks peab teadma seda muidugi, et seda mõista, selleks peab teadma seda, et mis on toimunud viimaste aastate ja isegi viimaste aastakümnete jooksul Ungariga seoses ja Ungaris. Ühesõnaga siis, mida veel Petőfi kohta öelda? Petőfi, kes oli sündinud Slovakkina ja tema emakeel oleks võinud olla slovaki keel, aga kuna tema haridus oli siis ungari keeles ja tegelikult ta õige nimi oli, ta ühes liinis vähemalt tema vanemate liinis, et tema õige nimi oleks olnudki Petrov tegelikult ja see on slovaki nimi, mitte vene nimi. Ja see on niisugune kummaline asi, et Ungaris on väga palju selliseid suurkujusid, kes ei olegi tegelikult etnilised ungarlased. Seda võib ka öelda selle inimese kohta, kes siis elab siin lähedal või sündis elas, enam ei ela ammu, 500 aastat, 600 aastat enam ei ela.
ma mõtlen Miklos Zrinile, kes oli see kuulus Sigetvari linnuse kaitsja türklaste vastu, kes käputäies ungarlastega siis kaitses kümnete, isegi 100 000 mehelise sultan Suleimani sõjaväe vastu, et kuu aega, mis meenutab juba spartalasi mõnes mõttes. Ja siis tema, Miklos oli Miklos Zrinni oli horvaat ja mitmed teised Ungari päritolu inimesed, kes on ülemaailmse kuulsuse võitnud millegagi, ei olegi tegelikult etnilised ungarlased. Nii kummaline nagu see ka ei ole. No nii. Siin on see Mattias, ma ei tea, kas sa näed seda, siin on selle minu kruusi peal on see, ühesõnaga siit vist ei ole hästi näha. Ühesõnaga siin on see kuningas Mattiase skulptuur või mälestusmärk, ühesõnaga kujutatud kuningas Mattias, kes oli keskajal üks kuulsamaid, enne türklaste vallutusi üks kuulsamaid Ungari kuningaid ja kelle ajal saavutas Ungari kuningriik enneolematu suuruse. Tema ei olnud ungarlane, etniline ungarlane, ta oli rumeenlane või täpsemalt olah. See tähendab, et rumeenlaste ühe sellise hõimu esindaja, kellest siis kujunes hiljem rumeenlased. Ja nii võib öelda mitmete teiste Ungari kuulsate isiksuste kohta. No nii, aga me rääkisime siis 15. märtsist ja revolutsioonist ja see surti maha ja seda tähistati nüüd 15. märtsil ja Orban Viktor pidas suure kõne ja seal oli rahumarts, kus oli väidetavalt 250 000, nagu ma ütlesin alguses, 250 000 inimest. Samas toimus ka teistsugune marts, ühesõnaga vastasmarts, see, mida korraldas Tissa erakond ja sellest võttis osa veelgi rohkem inimesi väidetavalt. Ma ei tea küll täpselt öelda, sest mina seal kohal ei olnud, ma ei lugenud inimesi üle, aga väidetavalt olevat seal olnud kuskil 280 000, kes siis olevat võtnud Tissa erakonna ja Peeter Maderi poole siis omale kohustuseks võidelda või esindada Ungari eest. Kohe edasi. No kahjuks mul tekkisid siin mingid vastamisega. Ma rääkisin pikad jutud maha, aga ta andis mulle vigased failid siia asemele. Ma ei saa aru, mida ma pean tegema siis. No ühesõnaga, jah, see selleks. No ühesõnaga siis kuhu ma jäin siis rahu Marsi juurde eelnevalt, ma siis panin siis nüüd selle pildi sinna meelega ühest küljest küll sellepärast, et too klipp, too jutt, mille ma rääkisin, andis vigase pildi, siin Camo stuudio rakendus mul, aga ma sain selle, heli oli enam-vähem normaalne ja ma sain selle, tegin selle ümber, ma konverteerisin selle ümber helifailiks ja siis panin videoeditoris siis selle pildiga selle helifaili. No loodame, et nüüd läheb paremaks vast, ma ei tea, ma vähemalt loodan. Mul siin suuresti see katsutamine käib ja selle 1,5-minutilise klipi eelneva juttu siis mul õnnestus päris hästi salvestada, seal on jälle teine pilt
seal on Peeter Madjari pilt, selle Viktori Orbani väljakutse tema rivaali, siis poliitilise rivaali pilt näha, kus ta siis kõneleb. Ühesõnaga siis jah, ma rääkisin siis sellest muidugi, ma rääkisin selle pika jutu tühja sellest, kuidas siis eelnev see pildiga fail, milles oli ainult kostamine hääl või see videoklipp, siis näitab ühte pilti, millel on, mis oli sellest 15. märtsi rahumärsil siis tehtud ja see pildi ma panin siis sinna meelega, sellepärast et see pilt nagu sümboliseerib hästi neid meeleolusid, mis praegu Ungaris valitsevad ja Ungaris need meeleolud on minu silmaga vaadates vähemalt ja võib-olla paljude teiste inimeste silmaga pilguga vaadates täitsa haiged. Ühesõnaga see, et Nemlessung Ukraan termat, et see on nii kummaline jutt, et tekib küsimus, et kas keegi tõepoolest plaanib midagi niisugust, või Ukraina tõepoolest midagi plaanib niisugust, et teha Ungarist oma vasallriik ja oma sõltuvuses riik, kuigi on ju need küsimused mõned tõstnud üles ka väljaspool Ungarit, et näiteks kui Varro Vooglaid siin rääkis sellest Ukraina lipu siis niisugust massilist kasutamist avalikes kohtades, et seda peaks kuidagi piirama nagu, ja Riigikogus selle küsimuse üles võttis, siis teda muidugi ei kuulatud, et ja niisuguste asjadega seoses võib tõepoolest tekkida mingeid paralleelseid mõtteid inimesel peas, et kui ta vaatab, näeb neid Ukraina lippe igal pool, et küsib endalt, kas me oleme tõesti Ukraina asumaaks muutunud juba. Ja lisaks veel see, et palju raha meil võetakse ja antakse Ukrainale, inimesed küsivad sellised asju endalt, aga siis tekib paralleel inimeste peades, et äkki me olemegi Ukraina asuma juba, sellepärast see ongi niimoodi. Aga kui me nüüd jälgime seda sama asja teise pilguga, ütleme niimoodi, et kodaniku pilguga, nagu selle samuse Varro Vooglaiu isa Ülo Vooglaid on ju kirjutanud raamatu kodanikuks olemisest, siis mida ma ei ole lugenud, aga millest ma kujutan ette, millest seal võib juttu olla, et see kodaniku pilguga vaadates, et inimesel ei ole inimesel ja kodanikul ei ole mitte ainult vabadused, vaid tal on ka kohustused ja need peavad olema omavahel tasakaalus. Nii et kohustuste hulka kuulub muidugi ka oma riigi huvide eest seismine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Aga sellega meil ongi kõige suuremad probleemid. Inimesed mõtlevad, et neil on ainult vabadused ja nõuavad ainult vabadusi, aga keegi ei nõua oma kohustuste täitmist tegelikult ju. Ja seda enam, et ikkagi nähakse vigu teistes ja vigu nähakse meelsasti ka valitsevates ringkondades ja ei vaadata iseenda vigu. Muidugi igaüks võib ütelda seda, et mis mina väike mutrike siin suures masinavärgis saan teha ja kas ma pean üldse midagi tegema, aga kui kõik niimoodi mõtlevad, siis ongi see, mis tegelikult praegu välja kujunenud. Nii, aga siis jah, tagasi selle juurde. See pikk jutt, mida ma enne tühja rääkisin, et
selle nämlästung Ukraina tarmat, ehk siis me ei saa, Ungari ei taha olla Ukraina, see paralleel on minu peas, et kas tõesti nüüd see, et Zelenski ootab ära, ootab, et Ukraina või Ukraina suhtes siis Ungari otsustaks nii Euroopa Liidus kui ka oma riigisiseselt alati positiivselt ja meelepäraselt. No seda vist ei saa kunagi juhtuma ja kindlasti mitte Zelenski ajal, sest Zelenski on muutunud ja on tehtud Ungaris üheks maailma kõige ebapopulaarsemaks poliitikuks millegipärast, kuigi Ukrainas ja mujal on ta üks populaarsemaid poliitikuid võib-olla, enam mitte kõige populaarsem, sest Zaluznõi ähvardab olla populaarsem kui Zelenski, aga kes seda teab, me ei ole mõõtnud või on mõni mõõtnud neid tulemusi ja kas neid mõõtmisi tasub uskuda. Ühesõnaga siis, aga praegune minu jutt tänu sellele, et nüüd on juba õhtu kell 10 ja siin vahepeal mul läksid need klipid raisku, küll oli niisugune jama, et andis tumma faili, ma ei tea, mis selle arvutiga või nende siis rakendustega lahti on, no pekku, nüüd ma kuulsin jälle mingi telefonil mingi signaal tulema. Ta tühjaks saamas, kui telefonil saab akumulaator tühjaks ja telefon välja lülitub, siis ei ole mul arvutil internetti, sest ma kasutan arvutist seda telefoni internetti, nii et päris jama kohe, aga eks neid jamasid ole igal ühel ja igal pool väga palju, tänapäeval eriti, sest jah, mis sest rääkida, ütleme niimoodi. Aga räägime siis edasi sellest rahumarsist, kokkuvõttes nii palju, et 250 000 inimest oli selles rahumarsist võttis osa siis, kus väidetavalt, ma olin niisugust arvu kuulsin, aga nagu ma vahepeal juba ütlesin, et võib-olla see ei ole üldse tõsi, et kes siis osalesid siis Orbani selle poolel, aga oli ka teine marss Budapestis ja see oli see, mida siis juhtis siis Tissa erakond ja Peeter Madjar ja ma kuulsin midagi niisugust, et seal olevat veel rohkem inimesi olnud, 280 000 inimest, keegi kuskil mingid arvud niisugused, kui tulid läbi, aga need tulid niimoodi jooksvalt paralleelselt sellega, nii et ma täpselt arvu ei tea, paralleelselt nende sündmustega enestega, siis ma kuulsin kuskilt kellegi käes, nüüd täitsa mööda olla ka need arvud täitsa loogiline, sest nii kiiresti ja nii kähku, nii kiiresti ei saa lihtsalt kokku võtta neid asju, aga eks ole inimesi, ole igasugused tehnilised vahendid inimestel olemas, millega nad saavad neid asju kokku võtta. No nii, ühesõnaga ja kogu selle asja kokkuvõtteks, esiteks siis kummastab see, et räägitakse niisugust asjast, et Ukraina tahab teha Ungarist vasallriiki sellega, et on avalikult Tissa erakonnale ja Peeter Madjarile näidanud, sest sealt on neil vähem kahju loota kui Fideszist ja Viktor Orbanist, kes vihkab Ukrainat, vihkab ukrainlasi, vihkab Ukraina asja, vihkab Ukraina riiki, ei räägi mitte Ukraina
riigist, vaid räägib Ukraina nimelisest territooriumist, siis räägib valmistub ette sõjaks Ukrainaga sellepärast, et Ukraina ei tunne rõõmu selle üle, et saab Ungarile anda läbi selle nõukogude ajal ehitatud sõpruse gaasijuhtme õli ja niimoodi siis need tülid on tekkinud. Eelmises episoodis ma rääkisin siis inkassaatorite arreteerimisest, raha äravõtmisest inkassaatoritelt. Seal on palju küsimusi tõstatud, aga eriti näib, et Ukraina on andnud asja Euroopas kohtusse ja siis rahvusvahelisel tasemel otsib õigust, et saada tagasi see varandus. Inimesed ise on vabaks lastud, need inkassaatorid, kes saatsid seda saadetist. Kaks inkassaautot või see 2 rahaveoautot läksid siis läbi Ungari, Ukraina Ošad pankile kuuluvad autod ja nad tõid raha Austriast Raiffeisen pangast ja siis neil oli pardal siis $35 miljonit, kui ma ei eksi, ja $35 miljonit ja $40 miljonit eurot ja 9 kilo kulda, kusjuures mõned kogustes seda kulda ega raha tõepoolest ei olnud. Aga ikkagi praegusel ajal on Ukrainale need kõik aineline abi ju väga vajalik ja see on praegu siis Ungaris ja seda valvab siis TEK ehk terrori vastu võitlemise osakond. Ja mis puudutab seda sõpruse naftajuhet, siis sellega seoses saatis, oli siin üks huvitav juhtum eelmise nädala lõpus, kui Ungari saatis oma delegatsiooni, kõrgel tasemel delegatsiooni Kiievisse, et isiklikult tutvuda olukorraga selle sõpruse gaasijuhtmega seoses ja siis Kiiev ei reageerinud selle delegatsiooni saabumisele ja kuna Ukrainas on samuti Schengeni tsoon, siis nad rääkisid avalikult sellest, et loomulikult on ungarlastel kui samuti Schengeni riikide hulka kuuluvatel kodanikel, Ungari kodanikel siis vabadus liikuda ka Ukrainas, aga see delegatsioon ei olevat siis nende silmis midagi muud kui lihtsalt turistid, üks grupp turiste, kes siis olid tulnud tutvuma nagu Ukraina vaatamisväärsustega. On probleem, oli näha, et on nagu kehv, hüppab, kusjuures hääl ei ole kõige parem ja ma loodan, et kunagi selle vea ma saan sellele arvutile ära parandatud, aga kui nüüd ka see ei tööta, siis ma lähen vist üle tahvelarvuti peale ja siis räägin tahvelarvutist edasi. Aga jah, loodame, et kõik läheb hästi. No nii, nüüd läks tuju nagu selle apsu pärast episoodi edasi teha. Läks nagu ära ja kuhu me siis oma jutuga jäime, me jäime sinna, et Ungariga ja Fideszi juurde, et oli rahumarss ja 15. märts, mis on
Ungari jaoks oluline päev. Siis olid siin rahavedude röövid. Ukraina saatpanki rahad röövis Ungari ära ja sellest rääkisin eelmises episoodis. Aga noh, ega midagi uut sellel teemal ei ole. Need asjad lähevad nagu unustusse. Samal ajal on tulevad ühe uued nagu see samune Iraani sõda ja muidugi nagu ma olen kuulnud siin Eesti meedias, et räägitakse, et Trump kohe on võitmas, ameeriklased on kohe võitmas ja siis olukord on praegu selline, et Iraan ikka ähvardab ikka veel vastu panna edasi, aga niisugused realistlikumad ennustajad räägivad, et ega USA täielikku võitu ei ole niipea oodata, sest need samused näiteks Iraani elu on niimoodi korraldatud, et seal lihtsalt see, et on Khomeini kõrvaldatud, väidetavalt on tema poeg tema asemele pandud või asunud ja see muidugi ei ole nüüd ei tähenda muidugi seda, et Iraan ei suuda edaspidi oma vastupanu organiseerida. Loomulikult palju asju me ei tea Iraani kohta, me ei tea, millised relvad neil on. Ja isegi seda me päris kindlasti ei tea, kas Iraani aatomirelva programm on reaalne või mitte, et kas ei ole tegemist samasuguse, kuidas nüüd eesti keeles öeldakse, kas kamuflaas kasutatakse sellist sõna, aga ma ei tea, mis kamuflaas eesti keeles isegi tähendab päris täpselt ausalt öeldes, aga ühesõnaga mulle tuleb see kamu sellepärast siia meelde, et ungari keeles on kamu, on siis teatavasti ju niisugune bluff või niisugune vale, ühesõnaga niisugune ühesõnaga desinformatsioon ja ma kasutan praegu seda kaamerat siin, ma ei tea, kui kaua see mul töökindel on, seepärast ma nagu saagi süveneda oma jutu sisse piisavalt hästi. Võib-olla tõepoolest peaks tahvelarvuti peale üle minema, kuigi seal ei saa taustasid kasutada ja muud sellised asja, aga kas seal on mõtetki? Nojah, Iraan, siis Iraaniga on võib-olla ei teegi seda väga pikalt, vaatame, kuidas nüüd töötab ja kui hakkab tööle nüüd lõpuks see äpp siin, siis võib-olla teen edasi pikemaks ka, aga vaatame.